kirikulised, Eesti sõjamehed, vabadusvõitlejad, daamid-härrad, tähistame täna 35. aastapäeva Eesti sõjameeste kokkutuleku puhul. Olge kõik tervitatud, riigi suurmehed, riigi väiksemad mehed, riigi suuremad daamid ja väiksemad, oleme kõik üks Eesti rahvas, Eesti riiki teenimas erinevatel aladel, erineva vastutusega. Ma soovin teile kõigile õnnistust, et meie riigil oleks jätkuvalt jõudu püsida ja rahval armastust üksteise vastu, et toetada, et me ei murduks. Kõigepealt kohaliku omavalitsuse esindaja härra Lauri Luur, Tori valla vanem. Alati on hea meel teid siin kirikus tervitada ja teiega nendel sündmustel viibida. Jüri palus, et ma mõne sõna ütleks ja ajendiks, et Tori vald on alati olnud üsna suur toetaja kirikule. Ja võib-olla natukene siis tänase päeva puhul mõtlesin ma natukene avan seda tausta, et kuidas see kõik tekib ja on. Ega Eestis on nii, et ega kirikutel püsivat tuluallikat ju ei ole. Et see on see reaalsus. Ja ega omavalitsustasandil on ka need arutelud vahel ühel või teisel viisil vahel lähevad tuliseks ka. Et ega kirikud on omamoodi sümbolid, see on meil selles mõttes kokku lepitud, kirikud on olulised sümbolid, aga paradoks on selles, et ega võib-olla need kohalikud otsustajad, nagu Eesti inimene, keskmine inimene ikka ka, et kohalikud otsustajad võib-olla ülearu sageli kirikusse ka ei satu ja siis tekibki diskussiooni nende tegevuste ja eesmärkide osas. Aga ühest oleme selle aastatega õppinud, et kui kirikus on midagi halvasti, siis seda ikka märgatakse. Nii et ühtepidi vahel on arutelu, et tahaks teha midagi muud ja kas ikka nii palju vaja on. Ja teisipidi alati, kui on kirik kuidagi korrast ära, siis ta on oluline maamärk ja sümbol ja seda jälle märgatakse. Ja siis on jälle teistpidi, et miks ei ole juba tehtud. Et nii ta sellisel pendeldades vasakule paremale on läinud ja ma ütleks, et võib-olla tänu sellisele tervele mõistusele ja Jumala abiga on alati kõik asjad saanud otsustatud ja tehtud ja tegelikult pikas vaates nii see kirik kui ka teised on saanud alati toetust ja abi ja on saanud siis selle läbi siis kordaja paremaks. Ja muidugi hästi oluline on päeva lõpuks ka see, mis siin kiriku sees toimub, nii et ka selles osas Tori vald on olnud alati püüdnud kaasa mõnda, püüdnud toetada ja loodame, et need sündmused siin ei lakka, vaid kestavad edasi ja ka need kohalikud otsustajad järjest enam leiavad tee kirikusse, et see muutuks olulisemaks meie igapäevaelust, kui ta võib-olla täna on. Nii et ilusat
kokkutulekut kõigile ja ilusat pidupäeva! Head kaasliinlased, tervitan teid Vabadusvõitlejate Liidu 35. kokkutuleku puhul. Vabadusvõitlejate Liit asutati 1992. aastal ja tema põhieesmärgiks oli rahva seas edasi kanda vabadussõja ja Sinimägede vaimu. Algusaastatel oli selle katusorganisatsiooni all 18 organisatsiooni ligikaudu 4000 kaasvõitlejaga. Käesoleval ajal on alles jäänud 13 organisatsiooni ja kuskil 700 võitlejaga. Meiega koos tööd teevad ka noored õppursõdurid, riigikaitse suuna õpilased ja põhilised, kes on alati osa võtnud, suvel on neid raske kätte saada muidugi, on Jakob Vestomi gümnaasiumi riigikaitse suund ja Rae gümnaasium. Jääb teile soovida head pidupäeva. Austatud Lauri Luur, tunnustame teid koostöö eest Eesti sõjameeste mälestuskiriku taastamisel. Tubli ja aktiivse tegevuse eest Vabadusvõitlejate ühenduses annetame teenete märgi, Priiuse rist härra Rein Välikule. Eesti eest suunal. Lugemine Matteuse evangeeliumi 5. peatükis. Aga kui Jeesus nägi rahvamurdu, läks ta üles mäele ja istus sinna maha ja kui jüngrid olid tema ümber kogunenud, avas ta oma suu ja õpetas neid. Õndsad on need, kelle vaim on vaene, sest nende päralt on taevariik. Õndsad on leinajad, sest neid lohutatakse. Õndsad on tasased, sest nemad pärivad maa. Õndsad on need, kes nälgivad ja janunevad õiguse järele, sest nemad saavad küllaga. Õndsad on alastajad, sest nende peale alastatakse. Õndsad on need, kelle meel on puhas, sest nemad näevad Jumalat. Õndsad on rahunõudjad, sest neid hüütakse Jumala lasteks. Õndsad on need, keda õiguse pärast jahitakse, sest nende päralt on taevariik. See on püha evangeelium. Tahan teid kõiki tervitada Eesti sõjameeste mälestuskirikus 35. kokkutuleku puhul. Ja kallid veteranid, kui neid veel on, vabadusvõitlejate veteranid kindlasti, ja kõik need, kes on oma parima Eesti Vabariigi säilimise nimel teinud, olge tervitatud, olge taevaisast õnnistatud. Soovin teile jätkuvalt jõudu, tervist kõigisse päevadesse, mida hooaja meile kingib. Ja rõõm ja julgust edasi minna. Olete oma pikkade eluaastate jooksul pühendanud äraarvamatult palju oma ajast, oma vahenditest, aga üle kõige oma armastusest meie kalli Eesti Vabariigi vabaduse ja tuleviku nimel. Selleks, et säilitada meie riik, meie rahvas, selle maailma rahvaste peres teiste kõrval,
aegade lõpuni võrdväärse ja auväärse rahvana. Olete elanud läbi raskeid aegu, olete häid aegu kogenud. Olete saatnud eneste keskelt ära oma sõpru igaviku teele ja kaasvõitlejaid, oma pereliikmeid. Meil kõigil on olnud kurbi hetki, aga me kõik oleme nendes hetkedes elanud oma riigi tuleviku nimel. Teinud selle säilimiseks oma parima, mida oleme osanud. Olete olnud väärikad Eesti Vabariigi kodanikud ja võib-olla alati te ei ole tundnud, et teid on vääriliselt hinnatud, aga vähemalt see koht selles paigas on teid alati väärikalt vastu võtnud. Hoidke seda pühakoda, Eesti sõjameeste mälestuskirikut, see on teie vabaduse sümbol. Võidelda vabaduse eest tähendab alati seista silmitsi suuremate jõududega. Nendega, kellele me ei meeldi. Me näeme enda ümber paljudes riikides neid, kes julgevad vabaduse nimel häält tõsta ja nende saatust ja näeme, et need inimesed on olnud valmis mitte ainult meie riigis, vaid ka paljudes teistes kohtades olnud andma ka oma elu. Teie olete seda teinud tänu võib-olla meile, meie rahvale tervikuna. Oleme kätte võitnud uue vabaduse aja, hoidkem seda. Vaba ja õiglane hing on alati surve all. Alati esitatakse talle küsimusi, mis pärast te võitlete, miks te vaeva näete. Kas te ei või olla rahul sellega, mis juba on? Ja me peame seda ikka ja jälle kogema, et edasi minna, siis selleks tuleb astuda. Ja edasiminek ei ole alati võib-olla kõigile meeltmööda. Kord küsis Rooma asevalitseja Juudamaal Pilaatus Jeesuselt, mis on tõde. Ja tänapäeval võime ka seda küsida, mis on tõde. Igaühel on oma tõde. Mis põhjusel sinu rahvas on andnud sind kohtumõistjate kätte surma mõista? Võib-olla paljudel on see tuttav tunne, et mis põhjusel teid on taga kiusatud või mis põhjusel teid on vihatud. Aga Jeesus ütleb tõe kohta nii, et tõde teeb vabaks. Selles on vabadusvõitlejate jõud ja vägi. Teha asju õieti. Loen selle kirjakoha, kus selle mõtte võtsin Johannese 18:38 salmist. Pilaatus küsib Jeesuselt, mis on tõde. Ja seda öelnud läks Pilaatus taas juutide juurde välja ja ütles neile, mina ei leia temalt mingit süüd. Kas te soovite nüüd, et ma lasen teile vabaks juutide kuninga? Nemad hüüdsid siis taas, ei, mitte teda, vaid Barabase. Aga Barabas oli röövl. See on tegelikult meie maailma reaalsus. Me näeme seda oma naabrite juures, võib-olla iseenda juures ka seda. Laske vabaks Barabas, aga Barabas oli röövl. Keda me risti lööme? Risti selle, kes räägib tõde.
kui nüüd ülempreestrid ja sulased Jeesust nägid, hüüdsid nad, löö risti, löö risti. Pilaatus ütles neile, võtke teie ta ja lööge ise risti, sest mina ei leia temalt mingit süüd. See on vabadusvõitlejate elukäik. Nii lihtne, teisalt nii raske. Kallid vabadusvõitlejad, kuni meie rahvas või kuni maailma rahvad paluvad vabadust röövlitel ja salgavad maha tõe, mis neid vabaks teeb või mis meid vabaks teeb, nii kaua on küsitav meie tulevik, rahumeelne tulevik. Nii kaua, kui ülistame röövleid, jääb kestma ülekohus ja kurjus, vale ja ülbus. Ja jälle peab tõusma mehi, peab tõusma naisi, noori ja vanu, kes tahavad ja julgevad võidelda tõe ja õiguse eest. Täna meie mõtleme vaba Eesti eest. Meie ühise tuleviku ja Eesti vabaduse kestmajäämise nimel pöördun ma teie kõigi poole, ausad Eesti pojad ja tütred, Vanatestamendi psalmisti mõtetega. Looda Issanda peale ja tee head. Ela omal maal ja pea ustavust. See on see, mida me vajame, millest me ei saa mööda minna, kui me soovime oma riigi ja rahvana püsima jääda. Meie esiisad on võidelnud läbi aastatuhandete erinevate vaenlastega vabaduse eest, selleks, et elada omal maal. Ja see on siiani õnnestunud. Esimene Eesti Vabariigi president Konstantin Päts on öelnud ühed kaunid sõnad. Ehkki vaene on see pind, kuhu saatus on meid paigutanud, kuid siia sügavale oleme me oma juured ajanud. Iga paelõhe, soomülka, raba ja liivakingu sisse on meie tahtmise teras juurde puurinud. Ja siit ei kisu seda välja miski jõud. Meie isade higiga on see pind siin rammutatud. Meie põlvkonna verega on ta vabaks võidelnud. Kogu jõudu pingutades loome me siin oma iseseisvat riiki. Me teame, kuidas need kaunid sõnad lõppesid. Kallid kaasvõitlejad, Eesti vabaduse eest seisjad ja selle nimel tööd tegevad inimesed. Sõnadest on vähe. Me võime väga kauneid sõnu ritta seada. Aga kui me süda ei tule nendele sõnadele järgi, kui meie süda mõtleb teisiti ja meie meel igatseb muuta, siis need sõnad lähevad kaduma. Mõtleme tänase Eesti peale, kui palju me kuuleme sellest, kui hästi me elame. Ja tõtt öelda, teatud perioodidega tagasi vaates me elamegi parem. Aga kui palju me võiks teha seda, mis kinnitab meie rahvast, meie riigi, selle maatüki külge, mis kõige tähtsam, üksteise külge, üksteise südametesse. Ja paljuski on need asjad tegemata jäänud. Pühakiri valitseb meid tegema üksteisele head, lootma Jumala peale, elama omal maal ja olema ustanud. Need on väärtused,
mis tõmbavad nagu vaheseina paljuski nende asjade vahele, mida tänapäeva maailm, kaasa arvatud Eesti, oma eesmärgiks seab. Iga truudusvanne tähendab mingit ohverdust. Kõik järeleandmised võivad anda meile teatud hetkeks niisuguse heaolutunde ja võimaluse. Aga et riik püsiks, peame me olema valmis eneseohverduseks. Tahan meenutada siin meie Eesti Vabariigi põhiseadust, mis ütleb kõikumatus usus, vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki, mis on loodud Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatul õigusel ja välja kuulutatud 1918. aasta 24. veebruaril, mis on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele, mis on kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele, nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus, mis peab tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aega. See nii-öelda manifest nõuab ohvreid. Mulle tundub, et me oleme selle paljuski unustanud. Meie pilgud on kuhugi mujale suunatud, kaugemale on meie väike Eesti Vabariik. Vabadusvõitlejaid iseloomustab see, et nad armastavad oma kodu, oma riiki. Oleks rohkem selliseid inimesi, kes seavad esikohale oma riigi, oma kodu, omad eesmärgid, oma tahte, oma vabaduse. Sest kui meie enda asjad on korras, siis me saame aidata teisi. Kui meie enda asjad on korrast ära ja meis ei nähta truud riigikodanikku, siis me ei ole ka teiste suhtes väärikat ja usutavad inimesed. Tuletan meelde Eesti põhiseaduse paragrahvi 54, kus öeldakse, iga Eesti kodaniku kohus on olla ustav põhiseaduslikule korrale ning kaitsta Eesti iseseisvust. Kui muid vahendeid ei leidu, on igal Eesti kodanikul õigus osutada põhiseadusliku korra vägivaldsele muutmisele oma algatuslikku vastupanu. Austatud veteranid, vabadusvõitlejad, hea Eesti rahvas, meil on võimalus kõigil seda igal päeval teha. Ja selle sisu on selles, mida juba kord ütlesin. Loodame issanda peale ja teeme head. Teeme head. See hea tegemine on kuidagi tahaplaanile jäänud. Elame omal maal, ei ole musta. Elame omal maal. Ja ei ole kuskil paremat kodupaika kui see, kuhu me oleme oma juured ajanud. See ongi vastupalu. Armastame üksteist, austame üksteist, hoiame kokku. Räägime seda enese keskel, räägime seda oma lastele, lastele. Hoiame kokku, armastame üksteist. Selles on vabaduse jõud. Võitlus vabaduse eest ei lõpe kunagi. Meie ülesandeks jääb teha parim ja sellele ma just viitasin. Lõpetuseks tahan öelda Jeesuse sõnad kõigile meelde jätmiseks. Kui Jeesuse eluajal olid mitmed
kohutavad sündmused tema kodumaal aset leidnud, siis tulid tema juurde kirjatundjad, variserid ja küsivad, et Jeesus, et mis pattu need inimesed on teinud, et nad on hukka saanud, et nende käsi on halvasti käinud. Ja Jeesus vastab neile, et ma ütlen teile, kui teie ei paranda meelt, hukkuvad kõik. On hea vaadata kõrvale, et keegi on midagi valesti teinud. On kurb vaadata, kui keegi selle järele hukkub, mida nad on valesti teinud. Aga olulisem on vaadata enda sisse, mida me võiksime täna teha õieti, et meie ise, meie maa ja rahvas võiksid pääseda. Olgu taevaisa meile armuline, et meie riik, meie rahvas oleksid hoitud ja kõik inimesed, jumalakartlikud, ka jumalakartmatud, palvetame oma riigi ja rahva tuleviku ja saatuse pärast. Et meie riik ja rahvas jääksid püsima ega hukkuks. Amen. Head kirikulised, lugupeetud Eesti Vabadusvõitlejate Liidu liikmed, kaitseväelased, veteranid, külalised, kõik Isamaa sõbrad. Täna me oleme tulnud siia tähistama 35. aastapäeva. Seisame vaikuses ja austuses nende ees, kes on andnud oma kõige kallimad, oma elu. Et meie võiksime elada vabas Eestis. Nende inimeste nimed võivad olla raiutud mälestuskividesse või jääda teadmata, kui Jumala ees ei ole ükski ohver ära unustatud. Langenute mälestamine on tegelikult sama vana homme kui inimkond. Pühakiri räägib, kuidas inimesed püstitasid mälestuskive, et tulevad põlved mäletaksid Jumala tegusid ja oma rahva ajalugu. Kui Iisraeli rahvas ületas Jordani jõe, käskis Jumal võtta 12 kivi ja püstitada nendest mälestusmärk. Kui teie lapsed kord küsivad, mida need kivid tähendavad, siis tuleb neile jutustada, mida Jumal on teinud. Nõnda on kirjas Joosua raamatus. Nii on ka meie oma rahva, omad mälestuskivid. Need on Vabadussõja monumendid, erinevad kalmid, Sinimägede ristid, küüditatute mälestusmärgid ning kõik need paigad, kus inimesed peatuvad, võtavad mütsi peas ja kummardavad austust. Läbi sajandite on eestlased pidanud võitlema oma maa, keele ja vabaduse ees. Vabadussõjas langesid tuhanded vaprad mehed ja naised. Hilisemad okupatsioonid ja nende ajad on Eesti inimesed alati püüdnud teenida rahu nimel. Seda on teinud nad ka tänapäeval erinevates kriisikolletes ja nii mõnedki neist on ka pidanud jätma oma elu. Kristlik usk õpetab, et surm ei ole viimane sõna. Jeesus ütleb, mina olen ülestõusmine ja elu. Sellepärast ei mälesta me langenud ainult kurbusega, vaid tänu ja lootusega. Nende elu ei ole olnud asjad. Nende ohver kandis vilja.
meie ümber lehvivad tänapäeval sinimustvalged lipud, meil on oma emakeel, meil on kirik, kus vabadusest räägitakse, veel räägitakse. Mälestamine ei ole ainult tagasivaatav pilk minevikku. See on ka kohustus tänapäeva ees. Meie ülesanne on hoida seda, mille eest nemad võitlesid. Õigus, tõde, usk, inimväärikus, armastus oma kaasinimeste vastu. Nagu juba siin öeldud, vabadus ei püsi iseenesest. Seda tuleb hoida. Tarkuse, vastutuse ja nimelt üksteise hoidmise. Täna kummardame pea kõigi ees, kes aegade algusest kuni tänapäevani on andnud oma elu kaasinimeste, kodu ja isamaa eest. Me täname ka Jumalat, kes nendele inimestele andis vabaduse võidelda. Ja me palume, et meie rahvas jääks